Aga teeme siis tänasel episoodil alguse, ma teen selle veepudeliga nüüd seda. Nagu külapoe müüja on vaikselt ja üpriski rahulikult siis saatuse kuulide eest ajapunkrisse hüppamas. Nõnda on ka tänane episood läbi saanud, alanud. Mina olen nagu ikka Karl-Laari Varma ja minuga siin stuudios nagu ikka Ardo Asp. No tere. Hei. Jah, ma olen veel, vaata ajavahe on suur, ma tulin reisilt tagasi, ajavahe oli metsigi 1 tund. Wow, uskumatu. Ikka veel jetlag. Ikka veel jetlag, sest 1 tunnist, jah. Kuigi ma ütleks, kontekstis ka ma käisin, kui ma olen tütinud sellest juba veits rääkimast, aga ma käisin Iraagis. Käisin siis Eesti sõduritele esinemas seal koha peal ja koos Daniel Weibergsiga. Ja siis seal oli jah, 1 tund vahet on Iraagiga. Ja mis on seal hullem on see, et öö ja päeva vahetus on palju kiirem. Sest ta on ekvaatorile kõvasti lähemal. Niuke, et pilguta korra ja enam-vähem, jah. Pimedas. Saad nüüd, kas mulle tõmmati ISISe poolt kott pähe või läks lihtsalt pimedaks? Ärkad selles, tõmmatakse kott peast ära, sul on see oranž seljas põlvitud seal mingi. Lapssõdur on juba hukkamas. Ja keegi filmib mingi, super. See on siit, ja kui sa oled seal kandis maailmas ja siis korra läheb pimedaks ja sa teed silmad lahti ja sa näed kaamerat. See ei ole hea enne. See on nagu, fuck. Man. Aga kõik läks nagu sujuvalt, et ei olnud mingeid selliseid ohtlikke hetkega midagi. Ei olnud jah. Lihtsalt korra me näidati, et nagu mis seal nagu olukord enne oli ja mis nagu enne seda Inherent Resolve'i, Operation Inherent Resolve'i, mis oli siis ameerikatestele juhitud operatsioon ja mis siis nüüdseks nagu on sinna tekkinud. Et kui enne ikkagi see nagu ISISe kalifaat oli enne, et nüüd on seal põhimõtteliselt see on täiesti hävitatud, aga seal on lihtsalt mõned kuna ta on terroriorganisatsioon, siis terroriorganisatsioon toimib väikestes nendes rakukestes, kes ei ole nagu keskelt juhitavaid, need osad rakukesed on veel alles, kes siis vahepeal teevad probleemi. Nad on põhiliselt Iraaniga seotud. Siis Iraan on see põhiagressor ikkagi seal. Iraan rahastab jah neid igasuguseid paharite seal piirkonnas. Ja vahepeal saadab ise ka rakette, kui vaja on. Kui peab. Kui mõtleb, et okei. Kui sa tahad, et asi ikka õigesti tehtud oleks, peab ise tegema. Ta undercover bossib. Ise ka, et ei, me oleme ka siin väike organisatsioon. Ei. Aga ei, seal oli väga huvitav oli. Ma ütlen jah, et veits on nagu tüdinud rääkida või niimoodi, et seal ongi see, et kuidas ma ütlen, sellest rääkimine on natuke nagu vaimu või mõtteharjutus, sest seal on see, et meil on teatud asjad, millest me ei tohi rääkida kindlasti, on ju, ja siis teatud asjad, millest on, aga see on niisugune, ma ei taha ka lihtsalt propagandateksti vaata ette kanda samal ajal, nagu sellest, ma ei taha, et see oleks nagu pähe harjutatud tekst. Aga mis siis, kui sa ütled midagi, mida sa ei tohiks, siis keegi laseb läbi selle akna sul. Poole sõna lause peal. Ei vabalt, see kiip, vaata, mis vaktsiiniga meile sisse pandi. See plahvatab mu kaelas. See on väga mõistlik. Ma eeldan, et see on see, mida Kaitsevägi teeb. Mul oleks kurb, kui nad ei teeks seda. Ei ole vaja, et inimesed lõugu lõksutavad. Nii, kui ma siin kogemata, kui ma midagi valesti ütlen, siis palun plahvatage ainult minu oma, et ärge tema oma nagu tehke. Te pidite palju vaktsiine tegema, on ju, et ma olen nagu lugenud ka, et kui üldse need sõdurid lähevad kuhugi mingi välismissioonil Lähis-Itta, mis iganes Aafrikasse, et siis neil tehakse hull mingi põhimõtteliselt kokteil lihtsalt, et kõik võimalik Aafrika on hullem ilmselt. Siia ma sain A-hepatiidi vastu ainult. See oli kõik. Sest me läksime sellisel ajal ka, kus nagu ei ole väga hullu. Suvel on seal palav ja siis on malaaria ja kõik siuksed asjad. Aga praegu me läksime, oli parimal juhul 1 päev oli tegelikult isegi 16 kraadi päeval. Aga muidu öösel oli -4. -1 ja selline, et ikkagi, et Oleks, oli külm isegi.
tead ei olnud, seal oleneb, kas oli või mitte, selles mõttes, et mis seal oli, mis pani natukene külmetama, oli siis see, et kogu see vesi, mis seal on, nagu joogivesi on kõik ikkagi pudelite põhine pigem ju. Et noh, et seal on küll seda kraanivett, sellega saab pesta, isegi hambaid pese julgelt on ju, kuigi üks esimese asju, mis mulle öeldi, et ära kraanivett joo on ju. No okei. Kuigi tegelikult üks esimene lause, mis keegi mulle ütles, esimene nagu hommik oli ära okse sisse astu. Sest ma olin peaaegu okse sisse astumas. Jõusaali ees, nad tegid trenni nii tugevalt. ja vaata, sa ei oskagi oodata, et okse on kuskil nagu oma igapäevatava tsiviilelus. Sa ei oska nagu vaadata, sest nad on nagu ma ei teadnud, et ma okse nurgas hängin. Ma ei teadnud, et see on see koht. Ma ei ole MyFitnessis näinud nagu, et tüübid paneksid ketti ja mingi naised pärast pata joogat mattide peale. Jah, ma ei tea, mida tõstsid seal mingi 40, see oli 36 kiloseid neid 100 korda seal ja siis jooksid nendega ja mis iganes asju nad tegid seal on ju umbes oma mingid võistlused. Eestil oli 50 kilosed ikkagi, ütleme, 80 kilosed. Tõstsid nagu mõlema käe otsas ka, et see on kilo lebolt ära. See on Eesti sõdur. Ja siis, päris norm. Ja siis et seal seda pudelivette kõik ütlesid seda, et see pudelivesi nagu alguses, kui nad sinna läksid, kuna see on nii ära filterdatud ja nagu seal ei ole ühtegi mineraali mitte midagi, see läheb sul otse süsteemist läbi. Et enne ei olnud ka, aga nüüd alguses läksid siin 4 korda öösel, vaata kõik kusel. No mina käisin 2 korda, iga öö käisin 2 korda WC-s, ma muidu ei käi öösel WC-s, üliharva, kui ma olengi niimoodi, et ma jõuan kuskil Jolt või nagu ütleme tuuri ajal Jolt koju on ju, ei ole korralikult vett joonud ja nüüd ma joon see 1,5 liitrit, panen selle värska pudeli küll põhjani ja siis magama. Siis öösel tuleb tõesti väikene häda peale. Aga seal oli niimoodi, et pidi käima, aga sul ei ole see, et ma olen siin nüüd astun 2 sammu ja olen see, ei, ma pean ju minema nagu WC on eraldi kohas baasis. Et seal, kus magad ja niimoodi, me magasime üldsegi meditsiinilaos. Oli meile voodi pandud. Siukene, aga... Und ei olnud said kenasti mingid ravimeid võtta sisse süüa. No seal oli rohkem siukene, et üksikune ennast ei tunneks, seal oli see suus-suhu hingamise nukk ja värg. Said nagu veits. Veits harjutada. Veits, oleks paremaks. Massaažipüss oli ka seal. Ma ei tea, mida... Massaažipüss, jah? Ja, see... Ma ei tea, mis on see tulistad. Massaaži välja. Mingi M14 külge on pandud lihtsalt. Ja siis, see oli külm, et sa pidid reaalselt minema sinna, panema mingid jalanõud jalga. Nüüd on see, et kas ma panen nüüd pusa, kas ma panen nüüd, mis joop väljas on -4 praegu, mis ma nüüd teen, kuidas ma lähen, mul on reis ühtepidi ja siis reis tagasi ka, kui pikalt ma lähen, ja sa pead kõik tõnks silmad lahti tegema. Ja see häda on ka nagu nii tugev, et see nagu veits halvab su mõttemaailma. Ma pean. See on jah niisugune primitiivne sisaliku mõtlemine ainult tollel hetkel. Jah. Kõige ohtlikum oli võib-olla seal liikluses. Sa ütlesid ka, kõige rohkem surmasid juhtusibki liikluses, seal see liikluskultuur on ikka täiesti crazy. Me nägime ühte autoõnnetust pealt ka ja see oli lihtsalt nagu kõik läksid oma eluga edasi. Seal on nagu nii selline tavaline, et seal oli, me oleme ikkagi soomustatud masinas on ju. Tonne raskem kui tavaline sõiduauto ja siis sõidavad seal, sa tahad mitu masinat, sa tahad ikkagi üpriski lähestikku olla. Taksojuhid, kes seal on, põhimõtteliselt sõidavad külje pealt sisse soomustad, tangile sõidavad sisse, ei, ma tahan ise siit keerata, crazy täiesti. Et see oli jah, siukene huvitav vaadata, kuidas nüüd, ja siis jah, mis iganes, aga ta oli väga läänelik selles mõttes ikkagi, et seal linnapildis ikkagi oli ikkagi läänelik kõik. Alkoholipoed, tubakapoed, naised roolis. Et ei ole nagu need eelarvamused, mis sa arvad, on ju. Arvad, et see Kurdistani osa siis oli see kurdid on siis vaegkuuljad, kurdid on siis, ma iga kord teen seda, kurdid on siis
maailma kõige suurem oma rahvusriigita rahvus. See on mingi 40 miljonit ja siis nad on suuresti seal Iraagi põhjaosas, siis on seal Süüria ja ka tegelikult Türgi lõunaosas ja Türgis on nagu, seal on terroriorganisatsioonil on, sest seal on tegelikult kogu aeg on relvastatud lahing käib ikkagi Türgi vastu. Mis on nagu huvitav, et siis kui sa nagu vaata meie meedia ei kajasta seda üldse, et seal me näidati, kui palju see on kogu aeg terve see nagu see lõuna Türgi osa oligi nagu neid aktiivseid rünnakuid ja asju täis, et jah, nende jaoks ongi puhas terroriorganisatsioon, see üks kindel nagu siis partei või mis ta on. Ja seal oli huvitav see, et nendel igal erakonnal oli oma armee. Et kahel suuremal, erakond on palju öelda, erakond tähendab siin kohal siis perekonda. See on ikkagi nagu hõimupõhine. Et sa oled hõim, aga nüüd sa oled erakond ja sul on armee. Kaks suuremat ongi. No jah, ega tegelikult me väga kaugel ei ole ka sellest võib-olla. No jah. Sa vaatad Keskerakonda, suht niuke hõimlik. EKRE, vaata. Helmede pereäri on ju. Eks varsti võib-olla tekivad ka need eraldi armeed või mingid sellised löögirühmad. Mõni ütleks, et reform oli ka vahepeal Kallaste. Perevärk on ju. Et siin on jah, aga armeesid jah, meil veel ei ole. Ja seal oli veel mitte. Aga seal oli kõigil olid relvad ka ikkagi. Kui sa oled sõjaväeline AK oli tänaval turvamehel AK käes. Et seal võisid tänaval osta AK-d ka, kui tahtsid. Sa olid rahulikult osta. Oleks kena kopika maksnud või? Mitte väga. Kas see on nagu jah, kuidas ma selle tollist läbi saan? See ei ole raskem osa mõte. Mul oleks mingit sõdurikasti vaja olnud selleks. Siis saada, aga nagu selle nimi on šmuugeldamine. Ma laenan korra. Muidu oleks võinud osta küll ju. Jah. Ei võiks mitte. Meil anti relvi näppida küll. Eesti omasid. Ja päris võimsad masinad. Lasite mingit märki ka või? Seda nad ei julgenud meid tegema panna. Kui seal oli see, kes meil orgunnis selle asja nii-öelda Eesti poole pealt, oli Danieli endine kolleeg ühes lehes. Nii et ta teadis, kes tulemas on. Selles mõttes, et tal ei olnud, et elamoona võib-olla nendele ei tasu anda. Ja see on jah, et ta võib-olla piti pärast lihtsalt laseb endale kuuli ise äärde või midagi palangu peale. Siin meil oli pilte näidati, on ja seal on nagu Danil on kogu aeg relv minu suunas. Näpp päästikul ja kaitseriiv on maas. Ja millegi pärast ta tegi neid ohutuslaske, nagu et proovilaske tegi mulle siia, nagu et see oli väga huvitav pitt. Et jah, sai jah, tegelikult meile anti ka siis täis laskemoona ja ka relvad kätte üks hetk, aga mitte nagu tulistamiseks, vaid lihtsalt, et näppimiseks et lustati. Lihtsalt, et tunned ja kuidas on käes hoida, kui raske see on ja kõik see. Ja. Päris raske. Jah. Suur kuulipildu ikkagi siukene. Ja kui sa pead pikalt sellega nagu mingi toimetama ja mingi hoidma. Väsitab ära tegelikult, jah. Mul sulle, see kukkus ümber siin. Ma sulle pilti ei hakka praegu näitama, aga võib-olla ma panen siia väikse, kui ma jõuan editida, kus mul on see varustus seljas, kus ongi see, et mul on suur, 200, see lindiga, 200 lindiga suur relv käes. Täis Rambo. Siis on kõik need vööasjad, kõik need paunad ja siis on meediku 40-kilone seljakott ka veel seljas, on ju, et päris korralik on see. Ja siis palju sa sellega veedad? 12 tundi pead olema vähem. Lahe. Kõva. Yeah. Meil on ainult mikrofon. Kaabel ka, kui väga vaja. Kuidas seal see esinemine oli üldse, mis oli seal mingi korralik, nagu mingi auditooriumi tüüpi või mingi, ma ei tea, lava või oli kuskil mingi padrunikasti peal seisid? Ta oli päris tegelikult üllatavalt hea koht, seal kõik need mäed on ikkagi ise ehitatud endale. Ja eestlased olid endale kena siukse sööklaruumi ehitanud, mõtleksin, et see on nagu söökla siukene kolmnurgakujuline ruum, oli veel L-kujuline, on ju.
ja mõlemale poole said pingid pandud, valgus oli nagu ta oli. Et selline natuke astusid mööda, laelambid lihtsalt tavalised, aga seal ei olnud nagu vaja rohkem, see oli ka 100 inimesele niisugune et ja umbes seal 100 kanti seal neid oli, on ju, mahtuski sinna ruumi ja ta oli selline heli oli huvitav, heli oli siis karaoke kõlar. Okay. Õnneks ma võtsin enda mikri kaasa. Siis ta ei olnud vähemalt karaoke mikrofon seal taga. Alguses oli kaja ja värk, aga selle saime korda ja toimiski hästi. Nagu showd olid väga head. Tegelikult ikkagi lõpptulemus oli see, et ise jäi ka rahule. Et läks päris hästi ja Danil läks ka väga hästi. Mitu tükki te tegite? 3 tükki, 3 päeva. Tegime, esimene oli eesti keeles eestlastele, kohe siis neil oli see suur tähtpäev enda Scoutspatal oli see Piksaare lahingu tähtpäev ja siis teine päev oli siis ka liitlasväed ja seal tuli USA, Suurbritannia, mingi Holland, Prantsusmaa ja nii edasi, et igalt poolt seda ja see oli nagu, seal oli siukene seal oli väga palju ohvitsere ka, ütleme niimoodi, kõrgem see oli, ta oli korraks oli julgestusoht oleks vist isegi olnud, kui seal oleks midagi olnud, et staap oli korraga koos. Kindlasti inimesed, kes ei tohi samas ruumis olla. Julgeoleku põhjust. Või tegelikult päris nii hullu ei olnud ikka, aga see läks ka väga hästi, nagu väga siukese ja siis 3. oli siuke, me tegime kõigepealt töötoa, õpetasime avalik kõne ja naljade kirjutamine siukene ja siis oli nagu open mic seal, et üks sõdur tegi ise ka väikse seti peale seda workshopi, läks päris hästi tal ja siis me tegime ise nagu ja selleks ajaks me olime nagu juba roppu materjali teinud, et seal oligi sõdur tahtis roppu nalja natuke nagu räigemat asja seda muidugi jah, täitsa aru saada ja muidu jah, mis seal veel huvitav, nende sõidukitega, mis saab huvitav olema, et nagu Eesti poisid juhtisid ka neid põhimõtteliselt neid suuri soomustatud asju, aga ja selles liikluskultuuris, mis seal on, aga mõtlen, et nad tulevad Eestisse tagasi ja nad peavad siin liikluses olema mingisuguse, ma ei tea, priiusega see on väga teistsugune see tuleb, et kui kiiresti need alguses, kas on mingi kaitsevägi tasub su esimesed 3 trahvikültungid ka või mingi siuke teema pärast? Sellepärast Tallinna liikluskultuur käibki alla kõik need sõdurid, kes tulevad Iraagist tagasi lihtsalt oma Lähis-Ida liikluskultuuriga. Ja muud ei olegi, nagu muud seda posttraumaatilist ei olegi, vaata, et you weren't there, man, te ei saa aru, ma pidin sõit 30-ga praegu panema, ma ei oleks jõudnud muidu. Ma tuleks mulle sisse sõit. Aga seal nagu põhimõtteliselt mingeid reegleid ei olegi siis, et kõik lähevad nii nagu tahavad? Kuule enam-vähem, jah. Niisugune kõik voolab. Mingid foorega asju. Inimesed voolavad, jah, jalutad tänavale lihtsalt liiklusesse ette. Maantee jalutad üle. Inshallah ja lähed. Kui jumal tahab, siis tahab, ja nii ta käibki. Väga palju koeri on ka igal pool nagu metsikuid koeri ja koeralaibad on ka teede peal igal pool ees. Need on ka suur nagu oht lihtsalt. Hästi palju koeri oli ja hästi palju prügi. Igal pool maas oli prügi ja see oli huvitav, meid viidi nafta sinna rafineerimistehaste juurde ka. Seal ju tegelikult kõik käibki naftapõhiselt, selles mõttes, et elekter näiteks, neil ei ole mingit suurt sellist süsteemi, igal kohal on oma generaator. Igal pool on niisugune väikene nagu tehase, põhimõtteliselt tõrvikus põleb, on ju üleval leek otse sinna, see nafta läheb põleb ja see, mis pärast siis see gaas tuleb sealt. Ja siis ongi öösel läheb elekter kinni ja that's it. Et kui üle sõitsid ka lennukiga öösel, siis nägi, kuidas mingid terve rajoonid panid ja klõng tulekust. See oli ka omaette siuke huvitav asi, mis näha, aga siis seal rafineerimistehastus see hais oli päris tugev. Et see puhas toor nafta hais lihtsalt igal pool õhus niimoodi, et kui me tulime autost välja, autos oli juba kergelt tunda. Autos oli selline väga kodune mulle sest Lasnamäel, kui see masuudi lõhna tuli vahepealselt maardu poolt tuulega õigesti. Oli täpselt sama vibe oli, aga nagu õues oli see kordades tugevam.
ja siis jah, Taaniel peaaegu kettis, kui oli nagu see kettimiseelne köha nagu. Jah, tema seal Rocca al Mares üles kasvanud, tal ei olnud neid antikehasid selle jaoks. Puhta õhuga. Ja mereõhuga. ja vaatasid kraavis voolaski nafta lihtsalt. Jah, lihtsalt sinna sisse kukud, siis on edu sulle. Siis on jah. Ja kõrval oli põld. Irrigatsioonisüsteemiga kartul. Tegelikult mitte kartul, aga mingi muu kohalik. Ja mis ta sõitja üldse seal? Oli ka mingi kohaliku tüüpi asi või? Ameerika toit oli. Sest see oli ikkagi, see baas ise on Ameerika, sa oled Ameerikas. Siukene keset seda on pandud, seal oli 3 korda päevas ikka korralik Rootsi laud, võta mis tahad, hommikul tehakse sulle omlett valmis, pane mis tahad sinna sisse, mingid riis, kartul, pasta, mis iganes sa tahad, on ju, hommikuks tee kõik saiad, kõik salatid, pane, söö ennast lolliks, kui tahad. Ja siis jõin iga päev Gatorade'i. Seal juures. Ja võta jah, mis iganes, jooke, suhkruga jooke sa tahad ja nii edasi, et selles mõttes ikka päris puhas Ameerika värk. Seal oli hea sööki ka, seal oli üks päev meid viidi kanatiibu sööma. Oli tõesti hea, see kanatiiva koht oli väga hea. KFC. Parem isegi. Kõvasti parem kui Eesti mingisugused kanatiiva asjad, et nad olid erinevalt kõik krõbedad, aga erinevalt siis marinaadiga nii-öelda tehtud. Ja aga sõdurid ikkagi ütlesid, et see läheb väga ruttu väga samaks, et see on paljudes köökide probleem ongi see, et kui sa teed seda, ükskõik mis sööki sa teed, sul tuleb ikkagi suht sama maitsega see välja. Ja nad ütlesid, kurk ja kana on sama maitsega juba, et veits aus. Lõpupoole hakkas juba kolmandal päeval juba ma hakkasin tundma neid asju, et okei, siin on. Aga kaua nad seal peavad olema üldse, kaua nende see mingi missioon või? Kindla tähend ikka kuid ja kuid ikkagi selles mõttes, et see päris aastat vist ei ole. Ma ei tea, kas seal on, kui avalik see info oli, et täpselt millal ei tohi kindlasti öelda. Mingi liikumine on, aga siukene ikka päris korralik. Nad olid seal juba mitu kuud olnud ka. Et see on pigem lõpupoole on seal. Varsti uus kontingent peale. Et muidugi näeb, kuidas nüüd läheb sellega, Trump sai seal võimule, eks ole, et kuidas ta seda missiooni asja nagu piirab või mitte, kas ta toob poisid tagasi koju nii. No vaja saata teid hoopis Gröönimaad vallutama, nii et Gröönimaal, et see tuleb huvitav, et aga see oli päris diskussioon ka, et okei, Gröönimaal, aga siis kelle poolelt Eesti on? Lõpptulemus on see, et kelle poolelt poliitikud ütlevad. Aga kui Ameerika vallutab Gröönimaad, mõlemad liitlasriiki, Taani on ju liitlas. Mis sa edasi teed? See on küll nagu niisugune, curveball, ütleme nii. Et see on nagu asi, mida ma poleks, pakkunud. Kui sul on mingi bingokaart. Et nagu kust, see veel tuli. Ma arvan, Gröönimaa inimesed ise on ka nagu vaata, et nad on see, et me elame siin nii kauges kohas, kedagi ei huvita, mis me teeme, et meil on nagu, me saame vaadata neid maailma asju lihtsalt nagu kaugelt ja nagu naerda, vaata, mis seal on. Küll siin on hea ja siis nüüd on nagu, oota, mida võid. Et meid on ära unustat, miks me eesliin oleme, mis me rindejoon siin on. Aga kaua sinna üldse see lendamine võttis? Ta ei olnudki väga hullu. Tegelikult ootamist oli päris kaua. Päev kulus ära siukene lennu peale. Et see inimlikud, mõned tunnid on. Mis see marsruut oli? Me läksime läbi, igaüks saab sinna lennata. Läbi Türgi läheb, Turkish Airways viib. Sõidad Türki ja sealt edasi. Kõigepealt siis Tallinnast Türki. Aga kas see on see, et ta lendab ümber Ukraina ilmselt on ju, et sealt on see, et väike ring tuleb sisse. See ongi see kõige pikem osa on jah, see Eesti-Türgi vahel tegelikult. Muidu on siukene, sealt sinna Iraagi poole on nagu mingisugune, ongi vist 3 tunni lend või? See Tallinn-Türgi, see oli palju? 4 vist. Ja seal minu jaoks oli huvitav ka sellepärast, et kui me läksime siis kuskil Leedu kohal,
ma magan muidu, aga mingi suurem commotion käib otse lähedal. No teen siis silmad lahti, võtan korra klapid peast ja kuulen, et see on see, et ladies and gentlemen, do we have any medical professionals on board? Ma nagu okei, kellelgi hakkas halb, mis iganes. Ja siis kellel hakkas halb, oli inimesel otse minu selja taga. Üks naine oli pildi tasku pannud. Ja siis Dan rääkis, tema proovis ka magada, tema olevat kuulnud seda, kuidas siis see mees, tal abikaas oli proovis teda, peksis seda ärkvel, aga ei ärganud. Siis minu kõrval istus üks arst, töötas EMO-s. Nii et selles mõttes see sai jackpoti. EMO arst on hea, kes saada sellises kriisiolukorras. Ta oli sellise tukaga ja tal oli käsi oli lõikamisarme täis. Kuulas My Chemical Romance'i parajast ja kellegi vaja mind. Tal oli EMO õde, tuli ka. Aga siis hakkasid elustama seal teda, selles mõttes, et mitte elustama, aga nagu külje peale, et teadusele saada. Said ta nii kaugele, et hakkas oksendama. Oksendas verdist. Oh my god. See ei ole hea märk, on ju. Üldiselt mitte. Ja seal oli mingi muud värvi ka. Ja siis oligi see, et toodi siis suur meditsiinikast põhimõtteliselt metallisse, nagu sa mõtled nagu mingisugune, milles helipult umbes kantakse, suur metallist. Ja siis hakkasid tegutsema, kindlad kätte ja siis läkski, lõpuks oli tilguti ja kanüül ja kogu selline asi, et see ei püsinud väga meelemärkusel alguses ikkagi, et seal see soolalahusti niimoodi, aga kuna mina istusin seal samas juures ju, kus see kõik asi käis, siis lõppes sellega, et minul oli see arstikast süles ja mina siis esiteks aitasin tõlkega vahepeal nagu minule öeldi, et mida vaja on ja siis ma võtsin kastist välja, mida vaja on. Et selles mõttes ma olin ka siis nagu seal osa juures. Ja siis sai selle elustus ära tehtud. Mis oli huvitav, oli see, et üks mees hakkas seda filmima. Ja stjuardess väga nagu kenasti võttis kohe selle, pani käe ette ja ütles, nii kusutame nüüd kenasti kohe selle asja ära. Et ei ole nagu vaja sellist asja siin teha, mis on täiesti aus. Keegi umbes seal Instagram live. Ma ei saa isegi surra aus. Keegi on juba content. Paneme filtri peale ja sa sured niimoodi selle mingi koera näo. Keel tuleb välja. No samas ma räägin ka contentina sellest, aga see oli niisugune huvitav, et aga mis siis oli see, et arst ilmselgelt läks puhkuse reisile, küsisin ka, puhkus veel alanud ei ole, veel ei saa puhkusele, peab teed tegema. Ja siis samal ajal, kui seal oligi seda suur kanüülipanek ja mingi süstiti ravimid sisse sinna sellesse nii edasi, siis käiakse ringi. Chicken or pasta, chicken or pasta. Ja nüüd sa peadki seal kõrval sööd seda see aeg, kui seal on see, kas ta hingab, elustama. Käär on, kiiresti käär. Kiiresti kana. Äkki lõhna peale ärkab üles. Ja siis tuli meelde cabin crew'l, kui olukord ei lahendatud, meie ju süüa, arstidega keegi ei saanud ju süüa see aeg. Ja siis toodi siis selle arstile ka söök kenasti ja väga lõbusal hetkel oli see, kus ta hakkas just nagu oli, nüüd ma saan lõpuks siis oma seda suht keskpärast lennutoitu sööma hakati, tuli stjuardess, tõstis selle toidu kõrval, ütles enne paluks täida see paberitöö ära, palun täida need dokumendid, mis te panite ja mida te kasutasite ja kogu need kiirabile. Ja nagu super, nüüd see toit läheb ka külmaks, ma saan külma toitu ka veel, üli super. Ja miks ta enne, miks ta ei võinud pärast? Oota natukene. Aga neil oli vist kiire, sest mingi hetk oli juba maandumine tulemas. Lõbus see, kus me olime, et minuga juhtub alati. See on nagu filmis. Oligi täpselt see. No see oleks võinud hullem olla. See oleks olnud, ladies and gentlemen, do we have a pilot on board? Do we have anyone who can fly this plane? Please, very quickly, make yourself known. Ja siis piloot ise kõnnib sealt kokpitist välja ja siis hüppab lennukist välja.
nagu see meem, kus üks mees aknas jällub sirgelt. Klink. Aga tänapäeval vist on need autopiloodid on juba ka nii head, et ma ei tea, idee poolest see lennuk võib ise maanduda. Raske, päris ikka ise nagu väga, väga kergelt ei maandu, et see risk on väga suur, sest olud on niivõrd teistsugused igas kohas, kui sul on pead tuule ja nende kliima on natukene valesti, siis ja ideaalses olukorras ilmselt oskaks, aga maandumine ja tõus on see põhiline ohukoht ja ühtlasi põhiline koht, kus inimene teeb tööd. Võtan, kui ma lendasin viimati, siis kõrval oli tüüp, kes tegi, õhku tõustes ja maandudes tegi selle, lõi risti ette nagu. Ja siis see on huvitav, et talle ilmselt see rahustab, et see on ikka rahustav asi, aga kõigile tema kõrval see on pigem tekitab pinget nagu. Pigem küll, jah. Ma nägin täna, Peeter on piloot. See full. Jah, ei mul ei ole lendamisega probleemi. Ma jääsin maganud tagasiteel ka. Ainuke tagasiteel, see oli öösel lend ka mingisugune, mõtledki, mis seal see, vaatad mingi 2 ajal öösel umbes lendad. Ma magan ju. Siis ärahtati üles. Kas te hommikusööki tahate? Ei, magama taga. Tagasi tulite ka sama seda teed mööda? Sama see, jah. Korraldasime rahvusvahelise intsidendi ja jah, seal oli siuke situatsioon, et kõik pidi meil olid e-piletid Täniga. Tuleb välja, et kõik peab olema paberil seal, sest seal maal, nad ei handle'i ära, kui mingisugune asi on online'is. Siis igal asjale peab, lihtsalt kogu probleem oli selle, et nad tahtsid meile pileti peale templi panna. Aga siis meie see handler nii-öelda, kes meid seal, lihtsalt iPhone'i peale. Ja seda ei saa teha nagu. Aga siis tema läks nagu sai piirist kohe üle sealt kontrollist ja siis nüüd meid saadeti tagasi, aga lennu aeg ka hakkas juba peale tulema. Ja siis selleks ajal, kui ma olen paberpiletit saanud, tuli põhimõtteliselt oli seal juba nagu eskort meil organiseeritud, sest ta oli selle korralikult ennast kehtestanud kohalikud töötajad. See on diplomaatiline intsident, kuidas sa ei lase sõjaväebaasi neid tüüpe vaata läbi, on ju. Ja siis see, kes see töötaja oli, see ei tahtnud meiega nagu üldse silmkontakti enam teha, üldse otsa vaadata, lihtsalt väga kiiresti tegelikult protsessis läbi. Aga mis teha, kui ma tean, et peab paberil olema. Nad harjunud ikkagi Eesti e-riigiga. Jep, ja see muidugi viisaga oli ka nali, sest viisa pidi ka välja printima tegema. Ja seal viisa ja siis mina võtsin endal viisapildi kenasti, mul oli siukene ID-kaardi pilt põhimõtteliselt, saad ju eesti.ee alla tirida. Saatsin selle, ta veits tegi selle veidramaks, sest ta kompressis selle nagu väiksemaks siukseks. Nägid nagu mingi 2000 alguse videomängu tegelane välja, siuke kompressid. Aga siis Dan tegi endale viisapildi Mehhiko WC-s alasti. Niimoodi, et sa näed, et mehel ei ole särki seljas, kuskil see varjud niimoodi, et silmavarjud olid tal põskedeni. Siuksed ja siis siit ka veel kõik asjad sai tuvastada. Sõõrmed on kokaiini täis. Ja umbes täpselt siuke pilt. Poti peal lihtsalt kõhu lahti, düsenteeria. Klõps. Ja klõps. Ja ametlik viisa. Ja siis see kompressis selle ka veel, ta nägi legit Shrek välja. No ei ole kedagi näinud nii Shrek cosplay's olema. Super. See oli jah ka üks lõbus asi. Aga ei, seal kogu aeg oli tegevust ja kogu aeg midagi juhtus, et seal igavad hetke nagu ei olnud. Jah, te olite nagu tundub niukse normaalse aja seal. Me olime ja nagu sõdurid võttis väga sõbralikult vastu ka, et see oli tõesti siuke väga-väga soe vastuvõtt oli ja nagu kõik sai nagu soojalt suhelda ja väga mõnus oli, pärast sai sauna ka ja. See on ikka alati eestlastel see, et ükskõik kuhu sa lähed. Isegi sa lähed kuhugi kõrberiiki, sul peab ikka saun olema. Neil oli bassein ka, aga liiga külm oli praegu basseini jaoks, muidu nad käisid ikka, laste bassein põhimõtteliselt, peale sauna hüppad siis. Selline see kummibassein, pardi kujuga. Põlvini. Ja siis neil oli jah see, üks asi mul tuli veel korra meelde, siis läks meelest. Küll mingi hetk tagasi tuleb.
et seal oli jah päris lõbus. No, meelde tuli see, et eestlastel oli saun kaasas, igal nagu rahvusel oli oma asi kaasas enam. Sest itaallastel oli pitsaahi. See oli nende jaoks väga tähtis, et neil oleks korralik pitsa. Ja meile toodi ka sealt pitsat. Neil oli selle aastapäeva puhul oli nagu siis pitsa tuli sealt. See oli nagu väga hea pitsa. See oli väga hea pitsa. Mõtle, ja saad paremat pitsat kui mingi kajapitsa kuskil baasis. täpselt, Itaalias. See on väga lahe. Ei, see oli super tõesti. Ja siis oli seal, sakslastel pidavat olema restoran, kus saab schnitzlit. Et siuksed asjad, igal ühel omad asjad ikkagi nagu kaasas, et nagu veits kodumaad meenutab. Sakslased ei tulnud vaatama seda show'd? Vist ei olnud. Jah, vist ei. See ei ole väga huumorirahvas. Jah, neil on stand-up, mida me juba seisame valvel. This joke was satisfactory. Yes. I would have gone. Yeah, haha, very good. Yes, it had the setup and the punchline. They worked in unison, very good. Mõeldan jah, et ma ei ole Saksamaal esinenud, aga ma pakun, kui sa Saksa publikule teed, siis nad teevad ühes suust. Next one, please. Yes, it had the structure, yes. Alles klar, ja. Next joke, please. I bought the ticket. What more do you want? I need to show emotion. No emotions here from Hans, no. I am Hans, hello. This is my character now. Ich bin ein kleiner Schweinhund, ja. Saksa Open Mic'il. Pankei, die Tülgen freit einen sind ein Trotz ein. See oli oma koomik, siis oli üks H juures. Muidu oli haha. See ongi võib-olla see, et neil ei ole seda vahepealset, seda naeru vaata, et see on kas hästi tõsine või siis full genotsiid. Ja see, kui sa seda dialit keerad, see on niisugune serious to genocide, lihtsalt vahepeal on see, läheb see punasest roheline. Sa proovid keskmisesse asendisse, et ise läheb see ühele või teisele poole. Kui sa keerad kas või nagu tõks, niimoodi natukene üle tõsise, siis ta automaatselt läheb genotsiidi peale ära. Proovid teda hoida seal, aga ei saa lihtsalt. Ei saa. Aine! Sa oled, okei, paneme siia tõsise. Aine! Plütse! See on lihtsalt juba selline host set. Kuidas on seda pool on? Ütle tere enne või midagi. Räägi, kas show'l on paus ka? Kes täna esinevad äkki? Täna. Videokõnena Elon Musk või? Super. Special guest. Väike drop-in. See on wild. See, mis ta jah. See on huvitav timeline, kus me elame. Et see variant just tuli nagu väga palju huvitavaid pakkumisi kindlasti oli, aga ma ei usu, et see väga paljudel oli. Jah, see on nagu oskavad üllatada, ütleme niimoodi. No, mõtlen, aga ei, muud mul nagu väga tore oli kokkuvõttes, ma ütleksin jah, kogu see Iraagi värk oli tore. Ja näha oli täiesti sõdurit nagu selles mõttes igal pool ikkagi austati ka, et oli nagu seal isegi oli köögitöötaja, kes juba oskasid eesti keelt. Võisid ühele öelda, kuidas sa oma omletti soovid, mitme munaga. Võisid eesti keeles küsida suures köögis. Köök oli see, kui sööklad oli nagu kogu baasi peale, mitte nagu eesti. Kas need töötajad seal on kohalikud või on ka mingi, ma ei tea, Ameerikast? Igalt poolt sorst, et osad on kindlasti kohalikud, aga ma ei taha isegi teada, mis turvaskriiningut sa pead selleks läbi tegema, aga siis on Aafrikast on Euroopast võib-olla ka, aga see on ikkagi niisugune võimalikult odavalt proovitakse ju saada, et seal pigem kuskilt ja Indiast oli vist ka ja niisugune. Kui sa tahad sõjatsooni tulla, et sa saad ikkagi rohkem palka kui
jah, ma eeldan, et see peab ikkagi ahvatlev olema nagu nendele inimestele. Jah, sest sa ikkagi elad baasis ka kogu aeg, et sa ei lähe, et ma lähen pommidest eemal. Ja noh, Eesti sõduritele on ka ju see, et igasugused need välismissioonid on see, et sa saad nagu päris lahingkogemust või noh, loodetavasti mitte lahing, aga noh, vaata, et ikkagi, et noh, kogemust missioonil olemise kohta. Jaa. Et muidu ongi jah see, et noh, kus on nagu Eestis sa võid ju nagu treenida ja kõik, aga noh, praktikasse see panna. Ma õppisin tegelikult isegi, mitte ainult nagu ma kaitseväe kohta õppisin, ajateenistuse kohta kõige, ma sain aru, et põhimõtteliselt kõigil on üks asi on ühtne, üks asi seob kõiki, ajateenijad, kaitseväelasi, kõik asju. Kõigil on lugu sellest, kuidas nad on ennast nagu kuskil täis sittunud. Mingil põhjusel, kas metsas või missioonil või nagu mingil põhjusel on sitt püksis olnud. Jah, eks kaitsevägi on selline, et põhiline asi, mida sa pead seal nagu planeerima, on see, millal sital käia. Jah. See on paljudele väga suurt stressi tekitav. Jah. See on teistmoodi elu ikkagi. Et seal on rääkimis, kuidas oli jah, et kolmekesi pidis valvama, kuidas üks mees situb ja et noh, et ikka siukene, et see lahing poos sisse ja püksid maha. Yeah. Olukord nõuab. Jah, selles suhtes, kui sa oled käinud kuskil metsalaagris, siis kasarmusse tagasi tulemine on nagu paradiis mingis mõttes, sest metsas, noh, sul on mingi välikäimla võib-olla, mis on, noh, ta ei ole meeldiv või siis sa pead ise kuhugi, ma ei tea, metsa minema, kaevama endale augu ja tegema selle asja ära, mis on, noh, paljude jaoks traumeeriv, et paljud olid, noh, lugesid päevi, vaatasid, et seekord oleme ainult, no me oleme 5 päeva, okei, ma kannatan ära, ma saan 5 päeva mitte sital käia ja siis, kui kasarmusse jõuame, siis teeme. See oli nagu päris täiskasvanud mehed, kes nagu noh, ei suutnud käia metsas sital. Nojah. Noh, meeldiv ta ei ole. Kas sina situsid ennast täis? Õnneks mitte. Tegevväele sinust ei saaks. Ütleme nii. See on jah, ma ei ole nõus tegema seda ohverdust Isamaa jaoks. Sa ei ole hea. You're not military material. Liiga printsess selle jaoks. No minu puhul, kõik muu on, aga metsas ma võin situda küll. Ma võin kõikjal situda. Ei nagu vaja, ma ei saa aru, mis see nii eriline asi on. Jah, see on nagu, et sul ei ole mingit probleemi, probleem on nendes ümbritsevates inimestes, kes siin Telliskivi tänaval võib-olla telliks kutsuks politsei. Jaa, ei, aga jah, seal sa nagu eeldad, ma olen teiste inimeste ees pidanud situma küll. Jah, tõesti. Ikka. Kus? Koolis. Kas kooli? Seal olid need vetsud, millel nagu kabiini seinad olid ära. Meil ei olnud, jah. See oli esimene klass oli see, kus meil olidki lihtsalt olid nagu potid olid seal. Ja need osad olid nagu katkisid ka. Mingid 9-ndikud teevad suitsu seal. Et ma sain juba lapsena selle kogemuse kätte pärast seda nagu, no ja siis. Vaata seda tüüpi käib sital, ja pede. Tunni ajal. Need vahetunnid, jah, ma ei läinud võib-olla, aga liiga palju seist, aga ei, seal oli kogu aeg. Issand jumal. Et jah, see on varakult käes. Ma mõtlen, kas on mingid olukordi on kindlasti veel olnud, kus ma olen pidanud seda tegema. Olen küll, ma olen ka kuskil, olen pidanud, olen Lasnamäelt Ühermaal ka situnud, jah. Kas see oli see, et tulid poest koju ja siis lihtsalt kramp järsku ja teadsid, et sa ei jõua? Ei, ma olin väga purjus. Ja nagu kõht oli lahti. Ja siis läksin, ma olin see Tondiraba, mis on see nagu see on soo, reaalselt maa vetrub. Ja siis hoidsin puust kinni ja tegin asjad ära, mul oli salfaka pakk olemas ja sa samal ajal vajusid sinna soosi. Kiire, vaat see on stress, sa pead sellest mülkast välja.
see oli nagu mingi öösel või päeval? Ai, ma tegin koolis poppi. Jaa, see on see, kuidas ma oma aega veetsin. Keegi seal, mingi klassikaaslane näeb kooli aknast. Karl on seal. Mul oli klassivend oli kaasas. Ta läks veits kaugemal. Nagu matatund või? Pigem situn tondirabas. Okei, kui sa seda nüüd niimoodi ütled, siis see kõlab jah absurdselt. Siis võib-olla jah, ma oleks pidanud asjadele veits teisiti lähenema. Ma ei olegi seda niimoodi jah vaadanud. Kui sa välja ütled selle asja. Aga jah, seal ma ei saanud, seal oli väga korral, kuigi meil oli üks, kes oli see, tema jaoks mingi 7. missioon või midagi sellist. Tema ütles, nendel sõduritel siin ikka veab, et omal ajal, kui Afganistanis käisime, siis me pidime oma sita kõik tünni panema, ära põletama. Ta oli veits nagu kettas nende sõdurite peale, kes moodsad sõdurid. Meil oli veits teistmoodi jaanipäev, kui tüüpilisel inimesel. Sita kuhja põlema. Jaanipäeval kõrgeks kasvab rohi. Siidripurg, ei ole mingi siidripurgid. Sita tünnid. Jaanipäeval kõrge sita hunnik. Ja siis hüppad üle lõkke ja kukud sisse. Kõik on nagu ära välja tõmba lasta põleb. See on parim variant tema jaoks praegu. Näed, neid mullikesi veel tuleb seal. Blüb. Ei tea, kas see tüüp nagu... Kas ta põletab nagu kodus ka endal sitta? Et ta on ikka, ei. Ta rääkis, et kuigi see oleks ka ja huvitav, et nagu iga kord WC-potti väikene ja siis uks kinni. Te ei tea, mis me oleme pidanud läbi elama. Tea, kui lihtne veel on. Ta rääkis, et alguses oli tsiviiliga veits raske kohaneda küll, kui ta nagu Afganistanist tagasi tuli, siis sõi Circle K juures kabanossi, siis keegi oli just ilutulestikku ja siis refleksina lasi kohe põlve peale vastu auto kummi nagu sellesse asendisse. Oh my god. Kui sa mõtled miks ilutulestikku võib-olla nagu öeldakse, et ei ole hea lasta, see on nagu reaalselt inimestele ikkagi mõjub. Ei ole ainult loomad. Kabanoss kukkus maha ka kindlasti. Kohe põlema. Junn peale põlema. Keegi ei näe mu häbi. Ma loodan, et ta ei kuula seda kunagi. Ta jahib mind kindlalt. Ta leiab ülikergelt üles, seda on väljaõppega. Üks päev ärkan. Jälle panen öösel, panen silmad kinni, teen hommikul lahti. Vaatan, ongi see oranž, see kaamera filmi all muliseb sita tünn. Ja ma olen millegipärast nagu James Bondi see üliaeglaselt lastakse mind selle poole. You see, Mr. Carl. I expect you to die. Siis lähed koju ja siis istud diivanile ja siis saad aru, et tema ongi see diivan. Ja ma pääsen kuidagi ära sealt. Sita selle künni kohalt. This was my plan all along, Mr. Vama. Nii et kuidas tundus sõjaväeelu? Ei, okei. Ma saaks hakkama ilmselt. Kuigi rutiin on raske. Kindlalt raske, aga... Kas teil oli sama nagu see päevaplaan, mis neil, et mingi kell 6 ärkad üles või midagi? Ei olnud päris, sest seal oli ikkagi valvele vaja minna ja mis iganes asju vaja teha, et neil olid omad graafikud. Et me siin tegime 6 ka, hommikut oli ja sellist, aga meil oli palju kergem. Aga see naturaalselt ärkas ikka veits varem seal kuidagi, sest nagu nii see... WC-s käid ära, mitte kogu aeg pead WC vahet jooksma ja siis üks päev ongi juba valge. Ja siis plõnks. Olekki nagu ärk veel juba rohkem. Plus veits sellise asja reisiärevus või selline on ka sees ikkagi, et
nagu, kui me magasime samas toas, Dan ütles ka, et noh, et alguses, et Karl sai norskagi ju. Ja siis ma olin eelviimane öö või kõige viimane öö tegelikult olingi nagu üliväsinud. Ja siis ma norskasin, aga ma rääkisin unes pigem. Ta väitis, et ma rääkisin unes, aga araabia keeles. Ma nagu karjusin põhimõtteliselt nagu üks saksa mees karjuks alustaks setti, aga araabia keeles ja vahepeal tegin ja siis jälle vaikus mõned minutid. Sa oledki see sleeper agent, kes aktiveerub nagu. Aga ainult unes. Jah. Dan ostis endale, mina suveniire nagu eriti ei ostnud, sealt sa said osta küll, tema ostis endale selle pearätiku, koos selle aluse mütsiga. Ja nüüd see on kogu tema identiteet. Ta on kõik intervjuud, kus me oleme käinud ja niimoodi ta alati käib nagu, tal on see peas. Podcastis oli ka ja värk, et nagu täna me käisime täna hommikul Raadio 2 programmis, seal tal oli ka see peas. Seal oli ka see. Jah, sest raadios on näha. Ja kogu aeg vingub, et see sügeleb nii retsid, sügeleb, ma olen ka, sa kannad seda vabatahtlikult. See ei ole nagu, et ilu nõuabki ohvreid. Sa ise tegid selle valiku. Ja siis meil see hommikuprogrammis üks nendest ses suhtes oli kahju jah, et ta võib-olla läks sealt Mehhikost otse sinna Iraaki, sest muidu tal oleks see sombrero mingi periood ka olnud võib-olla. Aga nüüd lihtsalt üks sõitis teisest üle. Samas kui tal on mingi nädala pärast üks sombrero nagu lihtsalt sokutada, siis ma arvan, et tal klikib see nagu see late faas, nagu jaa, muidugi sombrero ju. Nüüd pole nüüd on para bailar la bamba. Ma hakkasin jah mõtlema, mis see klassikaline stereotüüpne Mehhiko laul on see. Aga ma ei hakka tegema seda, sest ma ei oska. Jah, ega ma ka ise ei ole kunagi käinud. Nii jah. Dan võib teha neid. Ta on käinud, tal on lubatud. Nii see käib. Kui ma ka käiksin kuskil Aasia riigis, näiteks Jaapanis või kuskil, siis ma võiksin ka teatud aktsente teha. Ma käisin 3 päeva, ma võin. Ma käisin. Aga te mul selle, okei, kuhu see läheb? Ma võin oma silmad teipida niimoodi. Ma olin lennukil läbi lennul. Mul oli layover 3 tundi meest. Ma võin kõike teha. Ma nägin Tokyot lennuki aknast. Kuidas sul, me vahepeal lindistasime ka ühe projekti raames ühe saate jaoks veits. Kuidas sul oli, koomikute küsimuste asja tegime jälle, kuidas sul sellega oli, kuidas oli vibe saates olla? Tundus väga tore, mul meeldis temaatika oli väga vahva. Midagi ei mäleta, mis see temaatika. See oli siis, too oli siis ranna temaatika. Ranna, jah. Rannaliival need toolid ja lauad on ju, ja siis kena meri seal taustal. See oli nagu väga vahva, oli täitsa lõbus, sest ega mul nagu võrrelda nagu selles suhtes ei ole, võrreldes selle nagu live-publik, või ei tegelikult ju see esimene koomikute küsimus, et see nii-öelda see, millega pitchiti. Seal ju ma tegelikult olin koos Rogeriga, mis oli filmitud live-publiku ees. Aga jah, ei tundus tore, ma arvan, et niikuinii, kui sa paned mingi, mis meid oli 6 tükki seal, et meil omavahel on nagu piisavalt lõbus, et ta täitsa toimib ka ilma selleta, et sa nagu sa mängid publikule, et võib-olla ongi nagu natuke, võib-olla dünaamika on veits parem isegi. Võib-olla küll jah, sest me olime nii lähedal ka üksteisele, me nagu kuulsime asju, et see oli üks probleem, mis oli, ma ütleksin, kui me lindistasime selles vabalaval, on see, et kõik on nii kaugel must, ma karjun ja ma vaevu kuulen, mis toimub, ma keskendun sellele, et okei, mis siin nüüd on. Mul oleks vaja midagi kõrva jooksmas, heli tegelikult. Et see oli jah tõesti niuke
lähedane kogemus, noh, otseselt jah, me olime ikka päris tihedalt seal koos. Kuigi see green screen'iga oli väga naljakas see, kuidas nagu Sandri juuksed Erroris olid ta on kalamees ma arvan, et see sobib nagu kuidagi selle vibe'iga. Ja kindlalt. Jah, see selline nagu pool niuke kodukootud või selline veits. Natuke, et see juuksed kaovad green screen'i sisse ära ja niuke veid. Et jah, nagu võib-olla niuke Alo TV-lik või... No see on ainult kompliment. Jah, ma arvangi, et see Alo on nagu... TV on väga hea asi. Et see ongi nagu naljakam. Ja see on nagu... Noh, ju see, mida sa ju taotled. Et jah, väga vahva oli. On sul mõni vastus küsimusele ka meelest sealt või kas oli ka hariv sulle? No okei, see jaa, kindlasti. see, kui kohe ei tule fakti, siis ei rohkem ole vaja. Liigume edasi. Kui nagu sekundi pealt või murdosa sekundi. Ei, mis seal oli see mingi, et liiv on mingi üks, ma ei tea, kõige rohkem mingi... Mustal turul mingi. Mingi, et liivasalakaubandus on mingi päris tõsine asi. See on nagu päris üllatav ja... See oli jah. Ja mingid loomade helid. See on nagu selles suhtes targemaks, et mis loom, mis... See oli ja Mattiasega vist episood. Ja. Mattias tegi seal oma. Härra Naaniga, jah. Et mis selle... millal seda üldse näha saab või kus? No see on tulemas. Me praegu peaksid YouTube'i vaikselt liikuma vanad episoodid. Ja siis mingi hetk tahaks loota, et märtsis kuskil. Cool. See nagu mingi, teete mingi eraldi uue kanali selle jaoks või? See peaks uus olema jah, et see info kindlasti tuleb ja mingi hetk tuleb Kaspar ka külapood ja siis räägime sellest täpsemalt. Et see on jah siukene projekt, mis on praegu tegemises, aga jah, veel kõike muud ei oskagi öelda selle kohta. Detailid on välja töötamisel. Cool, oli cool. Väga lõbus, väga vahva. Mõtlengi, mis meil veel on teemades, sest see oligi põhiline see Iraagi teema on ju, millest me tahtsime korra rääkida, aga mul muud ei olegi ju endal vahepeal toimunud. Sa oled palju teinud neid mingites kohtades käinud nagu rääkimas sellest? Jaa, osati on olnud, podcast, Tänni enda päikesejänkudes raadios oli, siis oli nagu pressiteatena ja sellised asju on olnud, et vaatab, kui on veel vaja, siis ikka käib sellest mõttes, et see oli osa diilist. Aga kas sa tead, kes seal nagu, kas neil käivad tihti nagu mingid esinejad seal või see oli pigem nagu mingi esimene kord? Neil oli eelmine aasta käis Grete Baia neil. See umbes sama tähtpäeva puhul oli jah, Grete Baia koos Pürmud. Jah, sest kunagi, kui me käisime Liibanonis, siis vist oli ka, et Grete Baia oli äkki käinud või pärast meid käis. Ja vist Liis Lemsalu käis ka millalgi. Aga tore, et me oleme nagu sinna tasemel jõudnud. Me oleme nagu rahva. Vaata, sest jah, alati, vahepeal sa tahad nagu sellist huumorit ka, et võib-olla ei tahagi ainult ilusaid naisi kaunite häältega. Sa tahadki habemetega mehi. Rämedate häälte ja rämedate naljadega. Mul on suuremad tissid nagu nii. Ja see Tän tegi seda nalja, et kui show läheb halvasti, siis Karl lubas tisse katsuda. Ja Karli omad on päris. Ja siis ta täna tegi seda nalja raadios ja siis ta joke'is, siis ta ütles, et ei, mitte, ma teaksin, kas teised on päris või mitte, nagu hakkas kohe seal mingid. Ma olen nagu, come on, committed a bit. See oli jah, siukene, aga jah, Tän jäi ellu, mis oli nagu üllatav isegi. Ei komistanud mingi miini otsa. Ei suutnud nagu kohalike ka vihale ajada piisavalt. Suutis hammaste taga hoida. Ainult üks kord tegi tänaval ja siis turvamehed võtsid maha ta. Meie enda oma. Ja päriselt oligi. Ei, päris mitte niimoodi, aga... Võsi suu. Ja ta hakkas seal tegema, siis kõik oli see,
ära nagu võib-olla. Mis see oli? Tüüp pani käe õlal, et ära tee. Ja umbes nii, ja see oli pigem see energia, millega seal käis, jah. Aga meid viidi mošeesse ka. Seda saime ka vaadata seest, isegi sisse lubati. Et jalanõu peab muidugi ära võtma ja nii edasi, aga sai vaadata ja ma ütleksin, et jah, uhke küll, kõik ütlevad, sõna, kirjeldamata uhkus ja niimoodi, nagu kirikus oled varem näinud. Et nagu ainus erinevus oli see, et mošeel, kuna seal usus ei tohi inimesi siis kujutada, pildi peal ja need pühakuid ja nii edasi, siis kõik on rohkem selline, mis see siis õige on, mosaiik või siis mingisugune muster, mis on korduv, lillemuster ja sellised asjad, loodusmustrid. Ja jah, uhke, seda suurelt palju tehtud, näeb värviline välja, aga kontrast on lihtsalt suur, sellepärast ülejäänud kogu riik näeb välja täpselt nagu kui sa oled kunagi Call of Duty't mänginud, ükskõik millist kaarti, see on täpselt seesama. Kõik on pooleli majad on ju, mis on ehitamisjärgus, majadele on foolium peale tõmmatud, sellepärast, et päike peegeldaks vastu ja värvid ongi siuksed pigem hästi heledad, kollakad või siis ongi juba pleekinud selleks. Ja nüüd sa lähed selle sees sinna ja vaatad, siin on sinist või, see on kirev kärtsärv, jah, see on, sellepärast see on seal sees ja nad hoolitsevad seda ühte maja kogu aeg, on ju. Et sa ei saa kõikide majadega seda hoolitsust teha, aga need uhke seest joonistused ja asjad, ma ütleksin Ristiusu kirikus on parem. Parem, aga võrdväärne, sellepärast seal on inimesed joonistused, maalid uhked tehtud, meil on klaasvitriinid, asjad, et see on teistsugune, aga sama uhke. Eks need pühakojad igal pool on et panevad rõhku, et täpselt jah, nagu sa ütlesid, et kui see nagu üleüldine keskkond on suht üheülbaline või võib-olla tagasihoidlik ja siis sa lähedki sinna pühakotta, siis sa vaatad, et see on nagu see jumala koda ja nagu nii palju nagu parem kui tavaelus. Ja ma kujutan, et keskajal oligi ristiusus samamoodi, et kui sul kõik elasidki selles samas onnikeses samamoodi viltkatus peal on ju ja niimoodi ja nüüd äkitselt telefon. Siis lähed sinna mingi Kooti katedraali ja vaatad, oh my god, kõik vitraažid ja sambad ja mis seal on kõik. Et siis on jah see värviline klaas. Sa ei ole klaasi näinud. See on seapõis. Heal juhul. Et siis, täpselt, et siis jah on ka see sama efekt, aga see on see, kui sa oled sadu aastaid kultuuriliselt selles mõttes ees. Et okei, ma saan aru, et siin on seda selles mõttes vale öelda, on ju. Et okei, kui oligi ristiusu ajal oli see tume aeg, sügav keskaeg, see must keskaeg, et siis oli see Araabia renessants on just, on ju. Aga siis peale seda tuli islami usk peale ja siis on jäänud sinna samasse kanti, kus ristiusk umbes oma sellel aja arvamisel oli, et nii ta kipub olema, et võtab aega. Kui see progress ka loodetavasti järgi jõuab. Vot, et selline oli jah see elamus meil seal kahekesi koos. Sai vaadata, sai käia. Seal mingi pilti sees ilmselt ei tohtinud teha või? Ei, pilti võis julgelt sees teha, mul on isegi pildid olemas. Cool. Selle sees. Aga seal on vist jah see, et kuna sa ei tohi näiteks jumalat kujutada, et siis palju on seda nagu teksti. Et kasutad teksti kaunistusena ja siis, et seal on ka nagu omamoodi see, et see tekst on nagu, lõpuks ta on nagu nii stiliseeritud, et ta näebki välja nagu muster ja siis ongi nagu, tekib juba see küsimus, et okei, et kas see tekst on enam arusaadav, et see on nii stiliseeritud, võib-olla sa isegi ei saa aru, mis seal kirjas on ja nüüd, kas see iseenesest on enam tekst või on see ka nagu kunst või pilt, et ja ma nägin, mingit dokumentaali nägin kunagi, mis tegin üks küsimus, et mis on nagu huvitav jah, et seal oli küll ja väga palju stiliseeritud teksti. Seal oli ka lihtsalt nagu väga lihtsalt siuke lillemustrid, mis kordus on ju ja sellist asja, mis oli ka okei. Palvetama ei pidanud seal? Ei pidanud. Sai ilma hakkama.
aga seal on ka, see baas oli kuskil seal mingi asustus, selle, kus ta Erbil või otse seal juures on jah, see lennuväe baas on seal. Kas seal oli nagu lennujaam on nagu osa peaaegu sellest vist isegi. Yeah. Oli sealt nagu kuulda ka, vaata see, kui mingi kutsutakse palvu selle. Seda ei olnud kuulda muuseas. Et see oli piisavalt kaugel. Mis oli see, et meil anti vahepeal näiteks termoneid, sihikuid ja asju vaadata ja siis vaata kuskil kauguses on ehitusplats. Yeah. Ja siis näed, seal on inimene peal. Yeah. Ma näen teda sellega, ma saan ta sealt maha lasta, kui vaja. Yeah. Ma ilmselt ei tee seda, see oleks kasulik, sest ta on ehitaja. Yeah. Aga see on võimalik. Mis sa saad aru, miks mulle moonaga relva ei? Jah, kui sa ütlesid seda sellele tüübile, kes neid relvi ja sama tooniga ütlesid. Ta hakkas sulle just ulatama ja siis tõmbas tagasi. Ma ei pea, aga ma võiks. Tema elu on minu kätes. Üks väike päästiku pigistus ja see eluküünal lõpeb. Anna see järgmine relv siis. ei taha, ei ole vaja. Paukpadrunid siis. Ei tea, kas Iraagis on ka see, et seal need tüübid, kes ehitavad, kas nad on ka mingist muust kohast või? Ei tea, võib-olla. Sest nagu vaata, et Eestis on mingid Rumeenia ehitajad, siis eestlased lähevad ise Soome. Huvitav, kas soomlased lähevad siis, ma ei tea, Norra või midagi. Et nagu kuskil riigis ei ole oma ehitajad. Eestlased lähevad ka Norra. Meil on see turg covered või? Sa nägid seda mingit uudist, paar päeva tagasi oli, et viimasel Helsingi-Tallinn lennul oli nagu mingi kaklus. See olid ka ilmselt, ma ei tea, mingi Eesti Kalevi pojad on ju. Siis rüselesid see, türa, sa võtad selle koha, täis putsis. Maksa võlgar. See oli pigem maksa võlgar. See oli nagu niuke loodusdokumentaal veidi. Kujutan ette küll ja ülejäänud eestlased Stonefaced. Lihtsalt nagu jälle. Super, nagu oleks Helsingi laeval. Kas keegi miks nad Tallinkile ei lähe? Siis on jah, et see on nagu juba lennukile jõudnud. See on next level. Teerajajad võiks taas öelda. Siis mullegi, kui ma Iraagist tagasi sain, siis ma tegin kohe erashow ka sama päev niimoodi, et ma läksin laevaga Helsingisse ja tagasi. Et laeva peal tegin show'd. See oli joppas, ma sain täpselt niimoodi ära tehtud, et nagu see aeg, kui laev oli põhimõtteliselt Helsingis siis nagu sadama osas. Sest seal on see muidu probleem, et ju PA süsteemist tuleb ju heli peale, et arvulised matkustajad. Ja see oli, ma kogesin seda ise ka, kus bänd enne mind mängis ja siis keset lugu nende heli läheb äkki nulli. Arvulised matkustajad. Ja sa oled nagu, ma ei tahaks selle situatsioonis. Ja siis nad pidid lõpetama ka, et ja nüüd tuleb teie ette stand-up koomik. Super. Mis üritus see oli? See oli üks pidu nagu mingile pangapidu. Nagu töötajatele. Oligi nagu see, et nii-öelda laevapidu, et sõidame edasi. Ja söök oli seal neil väikene tants, baar, siukene, aga veist teistsuguses atmosfääris. Päris lähe. Vaatan, kui ma viimati käisin Helsingis, ma olin saanud ma olin tellinud E-Selverist nagu, lihtsalt poest tellin siis tavalisi asju süüa ja siis nad panid nagu mingi Viking Line'i kupongi kaasa, et sa saad nagu odavamalt või päris soodsalt saad Helsingis käia, sõitsin ei olnud ammu Viking Line'iga sõitnud ja siis see on nagu selline, et kas see on nagu 90-ndatesse kinni jäänud. Kes on Taisto põhimõtteliselt? Nagu bussimaailma Taisto. See on nagu jah, kui sa mõtled, et huvitav, milline võis nagu parvlaev Estonia sisustus olla, siis see näeb välja nagu Estonia praegu. 30 aastat vee all olnud. Lihtsalt rets ikka, rets.
ja siis oli ka ma tahaks seal UV-lambiga ma ei taha vist kõige. Seal on jah see suur puhkeala, kus on need nahast need mingid pingid või diivanid hästi nagu luitunud ja kulunud ja ma mõtlesin sama just, et kui sa sinna peale näiteks. No ma arvan, et seal on iga pind. See on vaipkate, seinad, kõik on midagi, seal on kas veri, kusi või sperma nagu peal. ja siis ma olingi selles, see oli nagu ka niuke suur nagu niuke baari või pubi või niuke puhkeala, aga seal oli ka lava ja terve see ruum on niuke musta värvi nagu seinad. UV all, ta säraks. Mu silmad, see on nii ere. Ja siis nagu masendav vibe ja siis oli ka, et nagu bänd nagu tuli lavale, tegid veits heliproovi, siis nagu hakkavad mängima juba nagu ja siis veerand laulu on laulnud, siis millegi pärast lihtsalt lõpetasid ja siis lihtsalt läksid ära. Ei olnud vaid isegi. Sest see kui sina keset setti hakkab poole. Ja siis mul on üks sõber, kes on elukutsuline sõjaväe. Tead või? Ja ma olen Karl Joe. Tead mõnikord. Full Olegi teed. Esimese poole sõna peal. Ja siis mul tegelikult ei saaks aru. Tegelikult ei saa aru, te ei mõista. Aga mõnikord on tahtmine küll. Aga siis oli bänd läks ära ja siis oligi. Ja lihtsalt ei olnudki midagi. Ega seal palju inimesi ei olnud muidugi peale minu nagu aga kes siis nagu tõesti oli see, et isegi bänd andis alla. Sest nagu ma ei saa aru, nagu muud põhjust ei tundunud olevat. Sest oli fuck. Aga see oli õhtune või päevane või nagu? Ja, õhtune. Siis okei, ma mõtlen päeva ajal siis ma võib-olla ongi heliproov, aga õhtul nagu tehke oma töö ära, sest need korra tulid, tegid ja siis vibe oli hea. Sina vibe, kas sa vibe oli üldse? Ei olnud. Okei, siis ei olnud põhjust. Siis nad läksid ära ja siis oligi. Jõudsime Tallinna ja rohkem keegi ei mänginud kuskil midagi. Aga seal selles mingis teises pubis, mingis väiksemas osas oli, vaata, kus on see üks tüüp, kes laulab mingi, ma ei tea, ka mingi karaoke selle ekraani ees põhimõtteliselt. Siis ta ikka tegi oma tööd, aga see tundub ka nagu niuke kurb. Kurb. Inimesed lähevad mööda, vetsuuksed on otsas. Ja inimesed lähevad vetsu ja tulevad välja sealt kõrvalt, kus sa laulad. Jah, see on, kui siin vetsu ette pannakse. Umbes nagu pannakse köögiukse ette, vaata, kui kelnerid käivad. Ei raha peab ju teenima selles suhtes. Jah, ma olen ise ka laeval ju teinud seda. Seal Rootsi kruiisil. Ja teil oli veits parem setup ikka. Me olime rohkem selles baaris, kus üks tüüp kitarriga teeb. No nimelt. Siis teine valik oli suur lava. See ei tundnud ka nagu see on see, kus see Kuuba tantsushow Kariibi, see toimub. Täpselt. Ja nüüd me oleme seal. Kuigi seal on tehtav, aga seal oli see lavade, seal oli lihtsalt teistsuguseid ja see tundus logistiliselt teistsuguseid. See oli niisugune kui ta oleks olnud kuna me tegime seda õnneks, vaatame, tormi aeg oli ka veel tormine, keegi väga ei reisinud. Isegi ju mõtlesid, et kas nad võib-olla canceldavad üldse meie esinemine, nii suur torm oli. Et kui seal oleks olnud see, et rahvast täis olnud laev, siis oleks see suur lava väga hea olnud. Siis oleks see toiminud väga kenasti, aga kui ongi niisugune, ma teen nüüd 100 inimesele, mul on väiksem ruum. Päkin selle täis ja on palju parem. Jah, ma pidin seal võib-olla mingisugustele inimestele, kes isegi ingliskeelt, mingi norrakad, kes ingliskeelt ka ei rääkinud karjuma, et palun minge nagu ära, et eesreast olete seljaga ja räägite see keset setti, aga tead, osa tööst. Eks norrakatel ongi liiga hea elu niikuinii. Kuigi ma pean ütlema, et pingeliselt nagu see oli ka huvitav seal Iraagi baasis esineda. Kui tihti sa oled teinud nagu seda showd, kus sa näed nagu, et kõigil on relv. Nagu kõigil on otse siin niisugune suur massiivne ja mõnel välis nendel peavad ju kogu aeg olema ja mõnel ongi automaat käes. Teed seti. No ja siis ameeriklased. Teeme teie üle nalja. Laksutamise asemel laseb õhku lihtsalt. Jah. Karjufel, mis see on, see Mazeltov, mis on, oota, kuhu baasi ma sattunud olen, mis siin ka toimub.
ei jah, sellist asja ei ole juhtunud kunagi. See oli huvitav, veits pinget juures. Yeah. Oh my god. Jep. Jah, ega mul see oli jah siukene lihtsalt mina rääkimas kogemusest. Mul on. Kas sa läheksid veel, kui kutsutakse? Oi, kindlalt läheks. Ma tahaks mujale ka minna, mul on kahju, nad olid Malil käinud ka osad Aafrikas. Seal pidi ikka täis sitt olukord olema olnud. Et seal oli niimoodi, et sa tuled, need, kes kohale tulid nagu ja siis lihtsalt kettisid puhtalt, see õhk oli nii rõve. Ja inimesed situsid tänavale ja... See kõlas sulle nagu sümpaatselt. Kodu. Nagu tondirabas. Ja seal oli ikkagi niisugune aktiivne see, et kui keegi tuli, tahtis lähedalt mööda minna ja tal oli, sest näiteks selles vaata purkasid ei olnud üldse selles, no paari nägid, aga see oli väga vähe. Et ikkagi niisugune lääneriided rohkem, siis et Malil oli nagu väga purkane kõik ja kui keegi tuli lähedalt, siis pidid nagu lihtsalt, et sa ei teadnud, mis seal all oli, et seal oli ennetaputerroristi asju ka ikkagi, et see on see huvitavam põnevus. Mulle sobib see. Ma läheks, ma ütlen kogu aeg seda, kui praegu oleks kuskil nagu Kiievist tuleks kutse, et kas sa tahaksid tulla Kiievi komedit tegema. Homme või? Lähen. Muidugi. See on, reisimine on fun. Isegi aktiivsesse sõjad seal. Kui te mõtlete, kes on need tüübid, kes kuhugi, ma ei tea, Jordaaniasse lähevad ja rattaga kadunuks jäävad. Tšau. No ma ei teeks rattaga, ma teeks ikkagi kui kaitsevägi seda orgunnib, siis on veits kindlam. No mingisugunegi lootus olemas. Šansid on minu kasuks, ütleme nii. Et ma kindlasti teeksin hea veel. Kas Iraagis uuesti? Võib-olla seal, vaata, ma tean, et seda ei juhtuks ka enam selles mõttes, et pigem oleks mingisugune teissugune esineja seal nendele kompaniidel on ju. Et nad on veits variatsiooni. Selles mõttes mul on väga hea meel, et ma sain seda võimalust kasutada. Ja nagu käia seal ja teha. Et see on niisugune once in a lifetime võimalus rohkem nagu. Seda küll, jah. Aga jah, mis seal ikka, kui keegi tahab kuhugi veidratesse kohtadesse kutsuda esinema, kutsuge, ma teen. Mulle meeldib, keegi tahab, et kuule, teab mis või. Meil on siin Aasias saar. Ma olen tegelikult, Elon Musk on sõber, ostis saare mulle. Tule esinema. Tulen. Võimalus on, me anname igale ühele tableti 1/10 on, et see on mürgitablett. Lükkame 3 sisse. I like to live dangerously. See, kes seal on, ei, see ühest piisab, on järjest tablett. Tundub siin nagu on mingi muu taust põhjus tegelikult, miks sa tahad neid asjada. Hoian silmsidet. Saaks 40ndatel mingi juut olnud, siis sa oleks nagu, Auschwitz või? Ma kutsuge mind, ma tahaks täiega gaasikambris teha setti. Enne seda jah, kas ma saan enne? Ei, ma saaks enne. Ma tea, kas ma aknadega saan? See oleks mina vist, jah? See oleks ju selles suhtes kõige erilisem koht, kus teha stand-upi. Ma arvan, et keegi teine ei saaks ligi lähedalegi. Jah, okei. Tänapäeval oleks raske seal teha. See oleks võib-olla hästi tsipaka disrespectful. Natukene solvav. Jah, kui see tänapäeval. Aga seal käivad need mingid turismigrupid ja asjad. Sa pead vist legaalselt, sa pead nutma seal. Kui sa ei nuta, siis vist sa saad ju riiki sisenemiskeelu ja mingi värki. Jah. Aga samas, kas sa tahad teist korda veel Poola minna? Mul on, jah, Gdansk on väga lahe koht. Jah. No tegelikult vist jah, on ikka väga ilusaid asju. Ei, Gdanskis bordelli hinnad on
alati lodžis. jah, ma ütlen, ma olen rekkamees ja need püksikud kukuvad raha eest. aga kukuvad. ma ei ole kunagi Poolas käinud. siinkohal tahaks mainida. ma ka ei ole. aga mida rohkem ma seda räägin, seda rohkem see tundub, et ma peaks minema. Mu enda mingi räägid ise ära, lähedki ka Danski nagu, et ei, come on, ma tulin siia, et pidu panna. Mis sa ajad? Tegelikult Poola vist on ju mingi hästi suur majanduskasv. Poolal läheb üli hästi. Jaa, uus Euroopa superpower. Sõjavägi mingi üli tasemel. Nii et jah. Saab minna, jah. Rauno käis seal tegemas stand-upi, nii et. Jaa. Auschwitzis või? Samas see oleks, kui on keegi, keda ma usun, et läheks ja nagu, ei, come on, see on minu place, ma uvan seda. See on lihtsalt jah, et lähed tavaturistina kohale ja siis hakkad lihtsalt koha peal. Kõik tulge juurde, et nad arvavad, et see on päris nagu selle ekskursioon. Ja siis hakkad tegema nalja. Ja siis sa nagu tead, mis nagu päriselt on hea materjal, sest kui see seal töötab, siis... kui sa seal saad. Aga sul on veel üli local material ka. Kui sa teed mingi full Auschwitz set on. Kõik need siit, sest sa näed, et vaata alati mingisugused, kui koomikud alustavad, siis tihtipeale esimeses setis on mingisugune juudi Hitleri ja Auschwitzi nali põhimõte. Kuskil mingisugune H.E.H. Lord nali. Nad teeb kõik ainult seda. Ta ongi lihtsalt pool tundi, inimesed on nagu lõksus ka. Et ja, Rauno kutsub nad kõik sinna gaasikambrisse sisse. Tulge autentse, see keerab tagant ukse lukku ja siis hakkab setti tegema. Mõned juba lakuvad kraane. No ei meeldi või. Tule, see on õige kunst praegu. Vähemalt sa ei ole siin aastal 1944, mõtled. Siis lastaks gaasi siia tuppa. Sulle ei meeldinud mu punch või? Oh, tough shit. Raske elu. jah, aga Rauno saaks tehtud ükskõik, seda võtab munni välja ja kõik on nagu okei, teile on kõik lubatud ära. kõik on nagu, inimesed on nagu see mingi multika, mingi hunt, mingi müts lendab õhku ja silmad tulevad ja kõrvast tuleb aur välja. Rauno Kuusik, riist, mis tõi rahu. jah, see oleks, kõige suurem asi, mida seales näinud oleks. Pehmena. seda nagu mingisugust seda parfüümireklaami peale sama tooniga praegu. Õude Rauno munn. Kõige suurem asi, mis sa oled näinud. Pehmena. Pehmed noodid. Ja mõtle veel, milline see võib olla mitte pehme. Kui see juba, pehmena on. Grande munn. Lõhn, mis kasvab. It grows on you. Ja lõhnab nagu tort. Jah. Nüüd ta küpsetab kook. ja tal on ka kook. Tal on korralik keik taga ka. ei saad sa aru, et nagu Raunol on nagu keha, mida naised tahavad, aga mitte nagu nagu omastada, vaid nagu mida tahaks, et neil oleks. tal on korraga keha, mida naised tahavad ja mida mehed tahavad. tal on kõike nagu. ta oleks perfect, twink on vale sõna, aga ta sobiks. tal oleks vaja hästi kitsast nagu glory hole, vaata, kus nagu mõlemal pool, ta võiks nagu seina osa olla. pandud selle Isover soojustusvilla asemel on hoopis tema seal. ja poolt on riis sellest teise poolt pers. kus Isoveri reklaam on?
meil on individuaallahendused. Pakume teile, mida vaja. Kepitav sein. Kas ta sooja hoiab, kui toidad? Väike toruke läheb, lihtsalt lükkad pett ja toita. Ja mida rohkem toidad, seda soojemaks läheb. Mida rohkem soojutust on. Aga insuleeritud. Võtan korra kella ka. Meil on 6. Asi hakkab veits käest minema, tundub. Nüüd hakkab alles käima. Me siin ülejäänud 30 minutit veel Rauno munnist. Varsti tuleb see, et kus me olemegi, ei tahaks neid ise Rauno keppida nagu rämedalt. Mingi full mõlema kapist väljas. Lihtsalt nagu Rauno pöörab. Ari kunagi rääkis ju ka vist, ma ei tea, podcastis või midagi. Ta nägi Rauno munni duši all ja siis terveks päevaks oli tuju rikutud. See oli vist see jõuluepisood, kus Ari istus selle koha peal seal niimoodi, et tal oli trussasid jalas ja siis tal oli hommikumantel ainult eest lahti kogu aeg, nii ma pidin panema filtrid selles episoodiks, talle munni peale lihtsalt. Ja ma mäletan, kui meil oligi see superkangelast episood ka ja siis Rauno pani oma kostüümi selge ja siis ta perse peaaegu rebestas selle kostüümi. Mis ta oli, mingi Superman või? Oli vist, mina olin Batman, sina olid Spider-Man ja ta oli Superman, ta oli Supermani kostüüm oli sest Ari oli Joker. See oli hea, et tal oli keha peal olid vaata need, see lihast ja see padding, aga perse jaoks ei olnud midagi vaja. Aga see oli suurem ikkagi kui padding. Pärast pidi kinni maksma selle kostüümi, sorry, meil püksid rebenesid. Minu lemmik oli, kui me selle tagasi viisime ja siis ta avastas. Andis meile kätte tegelikult, mitte viisime. Kus, et Spider-Manil oli keegi ise nagu kubeme lukku lõhmanud. Siis ta tegi, oi, kes seda on? Mis sellega tehti? Mis seal toimus? Mis seal oli, jah. Kes see? See oli suht, jah, siukene, sest see mask ei olnud ka nagu kõige parem mask, et nagu sa ei taha, kelle fetiš, ei, ma tahan, et see meemi Spoderman kepiks, mitte Spider-Man, Spoderman peab olema. See jah, ei petaks ära, nagu sa ei arva, et ma vaatan nüüd seda filmi Spider-Manist, see on nagu niuke mingi perversne versioon sellest. Mingi värd Spider-Man. Te neiu, ma olen Spoderman. Kas ma võin oma võrkuda sisse lasta? Ma kleebin su seina külge kinni ja siis ma nusserdan sind. Ma eeldan, et ta ütleks nusserdab. Jah, ma pakuks ka. No ma ei tea, mille jaoks nagu inimesed nagu rendivad neid. Kas nad ka nagu teevad sama, mis meie, et lihtsalt panevad kambaga ennast riidesse ja siis joovad? Aga nad lihtsalt ei filmi seda. Ja ma arvan küll, nad ei monetiseeri. Siis sa joodki ennast täiesti lakku täis ja siis sul peabki see lukk olema, et kusele jõuda. Muidu on see, et sa pead terve kostüümi ära võtma. Me võtsime Raunaga, pidime alasti võtma ennast, et saaks vetsu minna. Aga kas sa arvad, et ajaloos keegi on kunagi nagu seksinud, kui ta on öelnud enne seda, et kas me nusserdame täna? Ma arvan küll. Ma arvan, et seda tuleb ette ikka. Just nusserdab. Jah. No, ütleme, see on niisugune kurb seks. Need on inimesed, keda sa ei taha otseselt seksimas. See on alla andnud inimest. Nagu keegi seal andis alla. Üks osapool vähemalt. Standardid on langetatud.
seal oli palju purunenud unistusi ja palju alkoholi oli mängus tõenäoliselt. Kas ma saan sulle veits nussapastat määrida? See on nagu okei, ma isegi ei ole kindel, mis see tähendab. Kas sa situd kuhugi või mis siin on? Sest jah, inimestel on väga erinevad standardid. Seda küll, jah. Ei, samas oleme ausad, kui naine ütleks mulle, et nusserdame, ma olen nagu, no ju siis. Ja ma teeks seda naeratusega. Ja ma pärast mõtleks selle üle. Duši all. Pikalt nagu siukene, tead see, kus vesi voolab ja sa ei registreeri ka seda, et sul on seda šampoonipudelik ja siis üks hetk tuled, kui juba näpud on need lihtsalt kuivatatud ploomid ja sa pesin ennast. Tegelikult ma häbenen ennast nüüd. Laval ei saa enam esineda korra. See ei ole, tundub nagu fake oleks. Jah. Aga päris palju asju on inimesed nõus leppima, tundub, sest on nagu mingid äärmused, et mingi, internetis on need mingid, ma ei tea, mingid tüübid, kes kurdavad, arvavad, et selleks, et üldse mingit naist saada, sa pead olema mingi multimiljonär, mingi hiiglasliku riistaga, mingi mis iganes supermodelli välimusega, on ju. Ja siis samas loed kuskil mingi, ma ei tea, mujal mingis interneti, mingi Redditi postitus või kus on nagu, jumala tihti, kus mingid naised ütlevad, et mu boyfriendil on sitt püksis. Et tal on nagu, otseselt perse on sitane, alukad on, sitased alukad vedelevad üle terve elamise, niisugused rallitriibud on peal, otseselt sitt on püksis. Ja siis ma ütlesin, et ta võiks nagu pesta ennast. Ja siis ta ütles, et ei, et perse pühkimine on gei. Ja siis on küsimus, et am I overreacting? See on nagu, vaata, mis standarditega naisi on olemas. Nad on nagu, kas ma ütlesin, et ta võiks oma perset pühkida, aga võib-olla ma nagu nõuan liiga palju tema. Ja siis osad arvavad, et ei, sa pead olema fucking miljonär, et üldse saada. Et nagu nii, igal ühele on keegi järelikult. Ja ei tasu kibestunud olla. Sa võib sitt püksis olla ja sa võid ikka olla suhtes. Jah, aastaid ma tegingi seda valesti, et ma ei sittunud püksi enda. Jah, võib-olla tõesti. See oli võib-olla jah. Kui on midagi, mida ma 20. algusest kahetsen kõige rohkem. Liiga vähe sitta püksis. Jah. Nagu jah. Ma ütlesin seda, ma lihtsalt ütlesin välja. Lapsena me ju teeme seda ja siis millegi pärast me lõpetame ära. Jah. Miks? Ma arvangi, see on ebanaturaalne. Ma arvan, me peaksimegi, oleneb olukorrast, mõnikord võivad mähkud olla, mõnikord lihtsalt otse paned russadesse. Ja tead, mõnikord lase sääre vahelt välja. Lase junn säärest välja. Kui sa tunned, et täna on kõht kinni, sääre vahelt. Kui on veits vedelem, ei, ära lihtsalt nagu riidid riku. Meil on nagu pärast pead ülipalju pesema, on ju, hoia loodus. See ongi tegelikult kõige alfam, kõige sigmam asi üldse on püksi sittuda, sest sind ei huvita ühiskonna standardid ja mida teised arvavad. Ai, sa oled epsilon, kui sa seda teed. Epsilon grind set. Täpselt. Täna me paneme selle seemne mulda. Epsilon ja siis mingi 5 aasta pärast siis on see, kus tehakse neid Epsilon mingi videosid. Vaata, nagu praegu on need Sigma videod. Mingi muss on taustal. Ja ma olen näinud. Okei, ei lahe, et teil nagu tegevust. See Sigma on ka naljakas, et vaata, enne oli alfa, aga alfa on see, et sa oled nagu liider, sa oled selle leader of the pack, karjajuht on ju. Aga samas siis sa saad aru, et okei, ma ei saa endale valetada, et ma olen alfa. Aga Sigma on see, et et Sigma on tegelikult niisugune tagasihoid. Ta on üksik hunt, but don't get on his bad side. Ja täpselt, seda on palju lihtsam endale see. Siis sa ma küll kuregi. Ei, ma mõtlen, asi on minu mõte, ma olen kõige parem. Ei kui keegi... Alfad kardavad mind. Ei ma muidu ma olen nagu
kui sa mulle midagi ei tee, ma olen ka nagu viisakas. Ma muidu, sa võid ma arvata, sõidan sisse, kui sa... sa võid arvata, ma olen beeta. Isegi gamma. Ma olen sigma. Sigma mees. Ma sõidan sulle sisse. Ma olen lihtsalt, kui keegi mind provotseerib, ma olen John Wick, on ju. Jah, ma olen salajas John Wick on ja mentaliteet. Cool, kui sul on vaja seda. Siis ole. Do your Wick stuff. Ma arvan, see on hea noot, millega lõpetada. Do your Wick stuff. Kõik on sigmad. Mis arva, kumba rohkem on sigmat või alfat? Sigmat. Kindlasti. Kohe kindlasti, palju rohkem sigmat. Siin stuudios on ka 2 sigmat. Ütlen nii lihtsalt. Ütlen lihtsalt ka ära, no. Või mis see oli see, mis sa ütlesid? Epsilon. Epsilon, jah. Ma olen Epsilon, tegelikult. No, tegelikult... Ma juba sõitsin sisse ära. Selle jaoks. Ei tundnud. Sellest ei piisa, aga me peame püksi sittuma, siis me oleme Epsiloni. Juba sittusid. Okei, no siis sa oled tõesti, jah. Sa oled kõrgemal tasemel. Enne, kui sa ütlesid, sittusin ära. Nii kiiresti sain need aru ka. Preemptively juba sittusin. Ei, ma sittusin sinu püksi ka. Ja kui sa praegu ära võtad, sa ei saanud isegi aru, aga vaata, sa sitt püksis. Ma sittusin sinu eest. Aitäh. Ma arvan, et ma peaks vist täna. Epsiloni hoiavad kokku. Epsilon. For the pack. Nii, külapood näevad. Real bros shit in each other's pants. Shit together, stay together. Aga jah, ma arvan, et siis on õige hetk minna pükse vahetama. Tundub nii, jah. Nüüd sa saad aru, miks ma ütlesin, et võtab vahetuspaar kaasa. Sa mõtlesid veider. Mis ma hakkan midagi pritsima. Podcasti jooks. Me ju räägime lihtsalt. Aga ei, mul olid plaanid. Ja, kui sa tegelikult mütsi peast võtad, siis seal on ka sitt. Seal on ka sitt. Ma ütlesin selle mütsi jälle. Lihtsalt vasakust toossus on ka sitt sees. Paremas ei ole. Mõtle kõige halvem Jürgen Weberi trikk lihtsalt. Tellid endale must kunstiga mingi sünnipäevaks. Ja nüüd pane käsi oma taskusse. Ja seal on sitt. Ma võtsin sult käekella ja panin selle asemel sita. Käekotis on sitt, põuetaskus on sitt. Onu Valdisel kell persus. Aga tema sitt sinu taskus. Ja, vau. Kuidas see juhtud? See oleks päris, aga sama, küll see show müüks. Jaa. Kuidas ta teeb seda, vau. Kas need on plantid või mis siin toimub? Igat senti väärt oli tõesti. Supp pole, noh. Nii palju oleme näinud, keegi tõmbab mingi jänese kaabust välja. Ta võttis junni sealt välja. Ta tõmbas mul kõrvast suure julga välja. Uskumata. Siis ütled, kuule Valdis, saada sõnum, kui sa selle kella kätte saad. Läbi tuleb süsteemist. Ja, Valdis on, okei, võib-olla täna õhtul juba, võib-olla hommikul. Ma lahtist ei hakka võtma, aga tead, ma siin veits 2 päeva vana asja kana sõin, et võib-olla tuleb isegi kiiremini. Tuleb nüüd nurgad ja terav. Miks sul see kuradi XL paneel on kellal? Ütleb, et jah, veits natuke veristas, ma ei hakka valetama. Võib-olla 100% puhtaks ei saanud, aga mis seal ikka töötab. Aega näitab. Okei, ja kallid kuulejad muuseas. Mis või? Teil on ka praegu siit püksis. No, jah. Ma tegin teile ka ära nüüd. Sa oled nagu, wow! Nendel on siit, kes nagu eriti jama õigemini siit pun not intended. Aga nendel on jama, kes öösel nagu kuulasid seda. Magama jääda. Ja siis poole pealt, vaata. Jäid panid pildi tasku ära, aga hommikul ärkavad siit püksis. Otse madratsi vahel. Aga palun, võtke heaks. Siis sa mõtled jah, et mis see oli?
süüdistad midagi, et eile see kebabuum tegi vist oma töö. Kuidas siis ma ei tundnud ka? Ja siis avastad, et seal on sees. Oota, aga siin on ju... Miks siin on maisi terad sees? Ma isegi ei söö maisi. Minu sitt. Ma ka ei söö maisi tegelikult. Seal ka maisi terasid sees. Põhimõtte pärast või? Lihtsalt nagu väga palju. Või ma vahepeal söön, aga nagu mitte aktiivselt. Aga et ei ole seda, et mingi maisi talumatus või midagi? Ei, lihtsalt nagu üldjuhul dieedis on vähem. Ega vist Eestis väga, jah, meil see maisivärk, see on nagu Ameerikas rohkem. Ja siin on see konservmais nagu, ta on siuke tõlvikut ka nagu, ma ei tee endale hakka tõlvikut tegema. Ma ei tea, ei ole nagu see. Väikse kahvlikesed paned külge. Maisi helbeid sõin. Jah, seda ma olen söönud kõvasti. Jaa. Aga okei, ma arvan, et enne kui ma sulle paremasse ka situn, tõmbame asjad kokku ära. No teeme nii. Ma olen juba tühi, ütleme nii. Siit sai otsa kõik. No vaata, kuulajatega pärast. Nagu selles me nende heaks, õigemini siis. Ma ei süüdista kuulajate pärast. Ei, ma kuulajate heaks tegin ja neid on päris korralikult lihtsalt. Palju sitte kulub. Ja kuigi see oleks praegu ülihea hetk teha seda, et kui sa, meil ei ole kahjuks seda, kui Patreon oleks, vaata. Et kui sul ei olnud sitta püksis, siis palun ühine Patreoniga vaata, et siis sa oled päris fänn. Kõigest 5 € eest kuus saad ka sina sita püksi. Saadke külapoe meilile pilte oma sitast. Okei, võib-olla. See oleks jah huvitav, siuke kommentid läinud kõik ega kui me seda jätkame, saad sa aru, varsti tuleb meie merch ongi lihtsalt nagu junn, kus on meie logo külapoe pruun kott tuleb varsti ja niuke verine junn lihtsalt niuke ebatervislik. Gut health on väga metsas. Ei ole sulle kasulik. Sa näed seda kella sealt sees. Aga nagu külapoe müüa on vaikselt metsas ajaauku kaevamas, et saatuse pabulat sinna sisse lasta. Ja kuhu need küll lõpuks oma tee leiavad, seda teavad ainult kakamaagid ja õiged epsilonid. Nõnda on ka tänane episood läbi saanud. Mina olin nagu ikka Karl-Lari Varma ja minuga siin stuudios nagu ikka Hardo Asperg. Tšau. Fekamantserid, ühinege. Tegelikult peaks siis olema kopromantser. Jah, ladinagi, kopro ja kopromantser. No rõvedalt kõlab nii. Mõlemat moodi nagu. Suht siit. Ma ütlen seda jälle samamoodi, aga suht halb. Merliniga duellis. Ta laseb selle, mis ta tulistab, tulepalli või? Lärakas paska lihtsalt. Minu maagia on see, et ma situn endale püksi. See on see Penn & Telleri, vaata. Kui neil see saade oli see suur. Siiamaani vist on, et kas sa suudad neid nagu eksitada või teha maagiatrikki, mida nad ei tea, kuidas see käib. Ja siis tuleb lihtsalt, et mul on sitt püksis. Kuidas tuli? Ja nad on mõlemad. Tõusevad püsti, et teavad ja siis neil on ka sitt püksis. Vegase show'd. Lihtsalt 1000 inimest publikus, siit püksis ja mine ka Siinasse tagasi. Täna ei ole sina võiti. Ülipalju peab koristajatele maksma lihtsalt. Vaata, et see Vegas Residence see nagu kasum ei ole nagu nii hea, et me peame nii palju peame kõik mööbli ära vahetama pärast igat show'd. Põletama maha kogu koha.
kõik uued vaibad panema tervele põrandale. Mustkunstnike amet oleks väga teistsuguse nagu inimesed austaks veits rohkem mustkunstnikke, vaata. Praegu ta pigem naertakse neile veits, on ju, et mis sul ei ole paremat midagi teha ja vaeva. Aga kui sul on nagu see, et reaalselt, kui ta teeb niimoodi, mul on sitt püksid. Nagu, tere, mustkunstnik, au teile nagu. Palju rohkem respekti. Teed maagiat, palun ära tee. Anna sinna teie raha. Tõsi, jah. No nii, hei hopsti, kuule, ma kuulsin, et sul on tuur käimas. Teeme selle nii loomulikult kui võimalik. Tead, mis sa oled kuulnud täiesti õigesti? Ohoo! Mul on käimas tuur, nimi on tal Nalja siirdamine. See on stand-up komöödiatund, kus mina räägin nii oma juukse siirdamisest kui ka muudest igasugu lõbusatest asjadest, mis on juhtunud siis viimaste aastate jooksul. Ei saa ju päris olla. Millal ja kus seda näha saaks? Tead, info on kõik olemas leheküljel ardoasperg.ee või siis minge piletitasku.ee lehele ja pange sisse otsingusse Nalja siirdamine või Ardo Asperg või vaadake minu Instagramist. Või huumoriklubi.ee. Ja, igalt poolt leiab. Põhimõtteliselt sa pead olema loll, et mitte leida. Ja tead, ma isegi kuulsin, et ka sina oled sellel show'l. Kas mõtlesin jah või? Päriselt ütlesin jah. No ju siis ma olen, aga tõesti teen sulle sooja seal show'l. Olen nii-öelda õhtujuhi rollis ja sul on teisi soojendajaid ka, ma olen kuulnud. Jah, meil on Ann Vaida, meil on Kaspar Kikerpill, meil on mõned koomikud veel, olenevalt siis kuupäevast, täpselt praegu ei mäleta. Kas on nendel kuupäevadel on koomikud või mitte? Ma arvan, nad on lihtsalt killerid. Nii et jah, märtsikuu käime läbi Tallinn, Rakvere, Viljandi. Tartu, Viljandi, Pärnu ja viimane show 3. aprill Tallinnas. Ja, nii et Nalja siirdamine ardoasperg.ee või piletitasku või huumoriklubi.ee. Näeme seal. Jah, leidke.